Kuidas pakiautomaatide äri Eestis alguse sai, sellest teab meile lähemalt rääkida Itella Estonia tegevjuht Meelike Paalberg. Meelike, kelle idee see oli? Kuidas üldse sai alguse Itella Estonia? Itella Estonia pakiäri sai tegelikult alguse automaatiteenusena juba 2008. aasta augustis. Just siis panime me esimese pakiautomaadi üles Haabersti Rimisse ja tol ajal oli see Saksa tootja Keba masin, mis oli 25 uksega masin. Ja teatavasti sel ajal e-poode väga palju turul ei olnud ja teenus ei olnud veel üldsegi atraktiivne või populaarne. Ja ennekõike olid pakiautomaadid tol hetkel kataloogi kaubamajade pakkide väljastamiseks. Et teatavasti kataloogi kaubandus oli väga-väga populaarne Eestis ja koostöös Hobbyhall'iga, mis tol ajal oli üks populaarsemaid kataloogi kaubamaju, me siis seda pilooti tegime. Kahjuks tegelikult tol hetkel turg ega tarbija selle teenuse jaoks veel valmis ei olnud ja see piloot meil tegelikult ei läinudki töösse. Samas me teadsime, et Saksamaal selliseid masinaid on turul palju ja meie soov oli enda klientidele Eestis samuti sellist mugavusteenust pakkuda. Siis hoidsime toonase Itella Logistics meeskonnaga turul silmad lahti, mis toimub ja mul on väga hea meel tõdeda, et tegelikult meie enda Viljandi poisid, toonased SmartPost osaühingu, tänased Cleveroni omanikud sellise pakiautomaadi tehnoloogia välja arendasid ja väga usinalt ka võrgustiku ülesehitamist Eestis ellu viisid. Ja 2010. aastal siis juba Soome Postiga koostöös SmartPost osaühingu pakiautomaadi võrgustik Itella omandisse sai soetatud ja alates juulist 2010 oleme me siis Itella SmartPosti kaubamärgi all pakiautomaadi teenust Eesti tarbijale ja ka ärikliendile pakkunud. Nii et see iseenesest sai juba ikkagi üsna kiiresti selgeks, et sellist teenust on Eesti inimesele vaja ja see võetakse omaks. Jaa, ma usun küll, et ega see algus oli ikkagi künklik ka, et inimesed olid võib-olla rohkem harjunud siiski postiteenust kasutama pakkide saatmiseks ja väljavõtmiseks, aga see mugavus ja kiirus ja lähedus ja oma aja peremees olemise võimalus kindlasti rääkis väga palju tarbija kogemuse kasuks.